Tere tulemast tagasi Hea Toomika podcast kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ning sel hooajal on meie peamiseks teemaks emotsionaalne intelligentsus. Oleme enda missiooniks võtnud jagada kõike seda, mis on meie eludes hästi toiminud ja millest võiks abi olla, et luua enda elus suurem selgus ja rahulolu. Tänase episoodi teemaks on süütunne. Ja kuna süütunne on miski, mida lõidub enamuses meist nii massiliselt, siis me isegi sageli ei oska seda enda teistest emotsioonidest eristada, kuigi tegelikult nõuab see täiesti eraldi tähelepanu ja tegelemist. Aga minu meelest see on üks kummalisemaid negatiivsuse vorme, sest sellega on täpselt selline tunne, et sa justkui peadki ise ennast karistama, sest muidu sa oled teiste vastu ebaviisakas. Jaa, see on ainult üks paljudest sellistest nagu müütidest, mis selle süütundega kaasneb. Hakkame siis arutama otsast. Süütunne on passiivse negatiivsuse ehk kõige madalama emotsioonide klassi, apaatia, omakorda kõige madalam energia. Võib lausa nii öelda, et süütunne esindab surma, nagu armastus esindab elu. Süütunde kaksikvennad, aga sellest veelgi madalamal on häbi ja alandus. Ehk see on nüüd täielikult selline inimliku kannatuse põhi ja sealt allapoole pole enam kuhugi minna. Ja nende energiatega teadlikult manipuleerida, seda võib öelda, et see on kõige julmem julmuse vorm, mida üks inimene teise kallal nagu toimetada saab. Ma ütlen ühe tsitaadi, mulle endale väga meeldib, et ma ei ole veel näinud tõsist vägivallategu, mida poleks ajendanud häbi või alandus, lugupidamatus ja naeruvääristamine. Kogu vägivald on inimese püüe häbi enese väärikusega asendada, on James Gilligani raamatust Violence. Mis ta siis on oma sisult? Ta on oma sisemise headuse eitamine, valu võimendamine. Ja meil on võimalik süütunnet sisendada ainult sellepärast, et me oleme nõus uskuma, just nimelt uskuma, halbu asju enda kohta. Meil on võimalik süütunnet sisendada täpselt selle määrani, kui palju me oleme nõus neid uskuma ja seda, et me olemegi halvad. See on just kui meie võimekus teha oma elu kõige vaesemaks ja õnnetumaks, kuniks siis meist saab üks selline väike kannatuse tombuke. Nagu ma juba ütlesin, süütundest veelgi madalamal, ehk ta on tegelikult selle üks osa, on häbi ja alandus. Alustame sellest. Eks see on siis emotsionaalse intelligentsus antipood, just kui see absoluutne ebaintelligentsus. Ehk see kõige õnnetum koht üldse, kus elada. See on koht, kus inimene kogeb, et ta justkui on kaotanud oma näo. Teda on diskrediteeritud sellise määrani, et ta tahaks muutuda nähtamatuks. Et ta justkui nagu polegi enam inimene. Kui inimene saab selle kogemuse lapsepõlves ja kusjuures siin piisab, kui ta näeb pealt, näiteks kuidas isa alandab ema, ehk ta ei pea otseselt seda ise kogema, vaid näeb mõne oma kalli inimese häbistamist või alandamist, siis tihti toimub isiksuse sandistumine ja seda kogu ülejäänud eluks. Inimese enesehinnang muutub äärmiselt madalaks, inimene muutub tagasi tõmbunuks, häbelikuks, nagu elu taandub temas. Tugevamatel isiksustel tekib raev. Ja selline raev, mis on hiljem muutub taltsutamatuks ja mis omakorda võib, ja tihti juhtubki nii, saab nagu seemneks uuele julmuse sellisele lainele. Et tekib julmuse nõiaring. Ja paratamatult sellised asjad jätavad jälje kogu eluks. Ja kord häbistatud olles või seda tundnud inimene tihti püüab seda kompenseerida ekstreemse perfektsionismi ja jäikusega ja omakorda sellega kõike siis enda ümber kahjustades. Ja nimelt just lapsepõlves häbi ja alandust kogenud inimesed moodustavad tihti enda ümber selliseid inimgruppe, kus oma valu varjatult teiste peal välja elada. Ehk just sellised inimesed juhivad destruktiivseid sekte. Nad loovad justkui oma maailma, tegelikult loovadki
maailma sees või riigis, kus kehtivad nende oma reeglid ja nad kehtestavad need reeglid nagu niimoodi vaikselt ja märkamatult. Ja kes neile ei allu, need saavad omakorda avalikult häbistatud ja alandatud. Ja tihti see kõik toimub sellise mingi ülla sildi all. Ala, sina oled patune ja mina annan sulle pääsemise. Ükskõik siis millisel moel, mis inimesel on oluline. Ja tihti sekti juht annab teada, et ainult tema suudab teha seda. Ja et kes siis sinna sekti satuvad, et need on need vähesed väljavalitutest, kes üldse tema juurde jõudsid. Ja seetõttu on nagu eriliselt õnnelikult peaksid olema. Ja nii tekib massipsühhoos. Ehk tekib 2 hirmu ühes. Ühelt poolt hirm saada avalikult häbistatud ja teiselt poolt hirm jääda ilma sellest pääsemisest või sellest ülimust õnnest, mida lubatakse. Et see on selline mudel, mis on kestnud sajandeid, kestab siiani, nii kummaline, kui see ka pole, isegi Euroopas on seda palju. Väga nutikas ärimudel, kui võib nii öelda. Ja hull on see, et see võib võtta äärmuslikud vormid, kus sekti juht hakkab ennast jumalaks pidama, seda sõna otseses mõttes. Ja veelgi äärmuslikumalt siis, kus ta juhibki täieliku destruktiivsusesse inimesed, et inimesed nagu kaotavad oma isiksuse, oma tahte, hakkavad käituma täpselt selle juhi sõnade järgi ja siis väga äärmuslikes juhtudes siis võib enesetappudeni välja viia see. Et midagi ilusat nende energiatega manipuleerides paraku teha ei saa. Lähme nüüd edasi siis süütunde juurde, häbist ja alandusest. Süütunne on tunne, et ma olen teinud midagi valesti ja väärin karistust. Kas siis reaalselt või ettekujutluses? Tegelikult süütunne juba ise ongi iseenda karistamine. Kuna see kogemus, see tunne ise on äärmiselt ebameeldiv. Ja siis erinevuse läbitundega, kui korra tagasi tulla, siis ongi see, et häbi on nagu kraad kangem, seal on lisaks see tunne, et mitte ainult, et ma olen teinud midagi valesti, vaid ma ise isiksusena olen kuidagi vale. Ehk minus endas on midagi mäda, sügavalt mäda või rikutut. Ja see süütunne teeb inimese sõgedaks. Ka tark inimene hakkab käituma arulagedalt. Inimene nagu müüb ennast maha ja see omakorda, kui see mõnda aega on kestnud, tekitab sisemise agoonia. Et inimene nagu kaotab pideme või selline pidetuse tunne tekib, ta kaotab turvatunde täielikult ja sellise inimesega on ülikerge manipuleerida. Ja seda on ka inimesed teinud läbi aastatuhandete. Ja kahjuks on see imelihtne. Igapäevases elus piisab ühest mürgisest sõnast või repliigist sinu isiku aadressil, kui et kogu su päev oleks rikutud. See on hästi lihtne. Aga tegelikult, kui sa vaatad täpsemalt, siis rikutud ainult selle pärast, et sa ise tegelikult lased seda. Sa lased sellel mõjuda. Aga see käib nii kiiresti, et sa isegi ei märka seda, et sa lased ennast kahjustada. Seda nimetatakse autopiloodiks, see on omaette teema täiesti. Aga selle tulemusena su enesest lugupidamine kahjustub killukese. Ja kui sa lubad sellel jätkuda, siis vaikselt niriseb kogu terve enesest lugupidamine piisk-piisa järel sinust välja. Ja siit esimene praktiline nõuanne. Ehk kui sul on mõned sõbrad, kes ei mõju sulle ülendavalt, vaid vastupidi mõjuvad alandavalt, või kui sa kuulud kuhugi inimeste gruppi, ükskõik kuidas nad ennast ka ei nimetaks, hoia oma pea hästi selge, ole hästi tähelepanelik. Nii kui märkad, et toimub kas sinu või teiste alandamine, halvustamine, irmutamine, ilmajäämishirmuga kinni hoidmine, survestamine, ükskõik milline, näiteks rahaga. Ja eriti kui seal on nagu monopoliseeritud tõde, siis võiks sellele hästi kaine pilguga otsa vaadata, et miks ma jätkan siin. Nii isiklikes suhetes kui gruppides. Ja sellised halva mõjuga grupid ja sõpruskonnad võtavad inimese elu nii kavalalt üle, sest nad teevad seda nii vaikselt nagu tasahaaval, et inimene ei saa sellest arugi. Tekib sisemulli uus normaalsus. Ja täpselt sama skeemi kaudu saab areneda ka koduvägivald.
kui sa lubad üks kord ennast alandada, siis tegelikult sellega sa paned põrgu katlasse nagu tule alla ja algab allakäigutee. Ja sellega tuleb olla hästi ettevaatlik. Minu sellise isikliku arusaamisel just see ongi kogu inimliku tragöödia selline sammasjuur. Ja eriti traagiliseks teeb selle asjaolu, et see faktina on puhas vale. Mitte miski ei saa kaugem olla tõest. Tänu sellele võib öelda, et süüdistamine on kõige rafineeritum julmuse vorm. Kõige julmem julmus. Ta imeb välja inimese elust kogu rõõmu, õnnetunde ja tegelikult mina oma kogemusest võin öelda, et ükski haigus ei saa kehas areneda, kui kasvu lavaks pole süütunnet. Et kui sa selle ennast täielikult välja saad, siis peaaegu et keha ei jäägi enam haigeks. Ja praktiliselt kõik me oleme selle ohvrid. Kuna kogu süütunne põhineb valel, kohe räägime, miks see nii on, siis selle vale asendamine tõega on ainus võimalus, kust saab tekkida pööre, kust asjad saavad hakata paranema. Nii nähtavad kui nähtamatud valud ja haavad. Ja siit tuleb selgemini kui kunagi välja täpsete definitsioonide jõud. Ehk üks muutus sõnastuses võib päästa mitte ainult päeva, vaid kogu inimese edaspidise elu, siis selle elukvaliteedi mõttes. Miks ta siis on vale? 99,99% süütundest, sellel pole reaalsusega mitte mingit seost. Me tunneme ennast süüdi ükskõik, mida me ka ei teeks. Milles ma siis süüdi olen enda arust? Kuidas sulle tundub? Vist on lihtsam küsida, et milles ma justkui süüdi ei ole. Et alati kuidagi mõistus ütleb, et peaksin tegema midagi muud või peaksin tegema paremini seda, mida juba teen. Täpselt peaksin olema ilusam, targem, parem, edukam, nutikam, rikkam, peenem, andekam, rõõmsam, õnnelikum. Ja siis ma olen alati süüdi selles, et ma ei ole seda. Vist kuidagi selline kombo lööb ette kohe. Ja üks fakt, mida inimesed ei märka, on see, et tegelikult iga hetkega, kus ta tunneb ennast natuke halvasti, sellega tegelikult kaasneb natuke süütunnet, täpselt nagu sa kirjeldasid. Et kogu aeg on alateadlikult selline tunne, et ükskõik mida ma ei tee, ma peaksin tegema sellel hetkel midagi muud või midagi paremini. Et hästi täpne kirjeldus oli. Üks põhjendus, miks me ise teeme seda viga, ehk me sisendame teisele tema süüd, on tihti selline ärahoidev, preventiivne, ehk nagu hoida ära sama vea kordamine. Aga paraku mõju on teisele inimesele hävitav. Ehk tihti just see, kui me süüdistame kedagi millegi tegemises, siis see alaväärsustunne ja see inimese nõrgaks tegemine teeb ta palju haavatavamaks edaspidiste vigade suhtes. Mitte ei tee teda tugevamaks, kus ta saaks oma arukusse nii palju tagasi, et ta saaks aru, mis on hea, mis on halb. Eks see on igal juhul isiksust nõrgendav. Kõik, mis nõrgendab, teeb inimest halvemaks, see on nii lihtne, primitiivselt lihtne. Nii et lausa võib öelda, et elamise hirmu ja surma hirmu vahele jääb oleviku hetke süütunne. Keegi tark on öelnud, ma ei mäleta, kus ma selle lugesin kunagi. Ja mida kõike me teeme, et selle hävitava tundest põgeneda. Süütunne on nii sügavalt alla surutud. Me oleme sellest nii läbi imbunud. Ja tihti me oleme õndsas teadmatuses selle koletise tegelikust haardest ja mõjust oma elule. Süütunne on äärmiselt destruktiivne ka füüsilisel tasandil. Tema mõju all aju poolkerad lähevad balansist välja. Lihasjõud muutub hetkega nõrgemaks. Ilmestub epigeneetiline fenomen, ehk rakud hakkavad tootma madalama kvaliteediga valke, millega omakorda kaasneb pidev kurnatus. Ja vaikselt ta niimoodi hävitab inimese võimaluse elust üldse rõõmu tunda. Süütundes elamine on enese mitteväärtustamine, enese alandamine. Ja enesealandajad mõjuvad teistele tegelikult nagu vastikalt natuke, kui sa kõrvalt vaatad seda, sest nad justkui tapavad elu endas. Mida inimesed tavaliselt ei teadvusta, on tõsiasi, et süütunne kaasneb tegelikult iga emotsionaalse valuga. Sa tunned ennast halvasti ja sa tunned ennast süüdi, et sa tunned ennast halvasti. Mõneti võib enamus inimeste elusid
peaaegu kõigi vist, vaadata kui emotsionaalse valu eest põgenemise ja allasurumise strateegiate jada. Aga miks on selline asi meiega üldse juhtunud, et kuidas see on üldse võimalik? Väga lihtsalt. Meile pärandatakse see äärmuslik emotsionaalne valu eelmiselt põlvkonnalt, nagu kõik asjad, mis on omakorda päritud eelmiselt, et me ei saa ka öelda, et nagu kõik otse süüdi oleks sellest, keegi ei oska paremini nagu ikka. Piisab, kui üks inimene suguvõsas saab teada tõe süütunde kohta, et kogu see valu siis, see pärandiliin nagu läbi lõigata. See on jälle üks põhjus, miks me siin teeme seda kõike. Lapsena me oleme täiesti avatud, üdini usaldavad, ehk me ei tule selle pealegi, et täiskatsunud valetavad, veel vähem, et nad ise alati ei tea, mida nad räägivad või teevad. Ja meil on selline tunne, et kõik, kes meist on suuremad, on meie jaoks peaaegu jumala seisuses, ehk meie usaldus on absoluutne. Me isegi ei tea, et me usaldame, see on nii absoluutne. Ehk meil puudub valetamise ja ebatõe kontseptsioon. Ja seega meil puudub igasugune võimalus ennast kaitsta. Ja siis nii me imeme nagu käsnad endasse kõik, mis meie kohta öeldakse. Ja hakkame uskuma, et see olengi mina. Usume, et me olemegi süüdi. Ja me võtame tingimust, et omaks iga infokillu, mis meid isiksustena meile tagasi peegeldab. Lisaks otse öeldule kõik suhtumised, hääletoonid, ehk meid programmeeritakse nagu arvutit. Kuidas sulle tundub, Michelle, kas sinuga on midagi sellist võinud juhtuda? Jaa, ei, absoluutselt. Ma just mõtlengi, et ilmselt kogu see kriitika läheb alati kõige kuidagi valusamalt pihta siis, kui see tuleb millegi suhtes või kuidagi, et sa ise nii põled millegi vastu ja siis keegi tõmbab sulle kuidagi nagu vee peale või kuidagi saad kuskilt mingi sellise ja siis sa enam ei julge või kuidagi see ongi siuke, et sa talletub kuskile hästi valusasse kohta see, et siis ta jääb nagu mõjutama palju pikemalt. Et see kuidagi kaotab mingi sära ära läbi selle. Ja kui sa laseks ennast sellest mõjutada niimoodi järjepidevalt, mis juhtuks su võimega asju korda saata? Kaoks ilmselt täielikult. Ja kui paljudega on seda juhtunud elus, kui sa ümberringi vaatad, kes ei ela niimoodi täiega? Ilmselt kahjuks enamustega. Meeletab kahjuks on enamused. Ja nii see psüühiline valu salvestub, ehk salvestub kõik, mida teised meist kritiseerivad. Ja salvestub uskumus, et ma olengi selline ja see valu jääbki meisse valutama. Ja siis me jääme elama sellesse kasti, nagu süütunde kasti. Kui just ei juhtu ime, et täiskasvanuna komistad kellegile, kes täpselt kirjeldab seda, mis sinuga on juhtunud. Ehk komistad mingile meetodile, mis kirjeldab ja siis annab sulle võimaluse kuidagi sellest välja saada. See on tegelikult ainus siis praktiline väljapääsu tee sealt. Kummaline on, et see valmidus uskuda halba enda kohta ei kao ka siis, kui me oleme suureks kasvanud. Ja just kui peaksime oskama eristada tõde valest. Samal hetkel, kui keegi ütleb, et me oleme kuidagi halvad või süüdi, me kohe tunneme, et olemegi. Me kohe tunneme ennast halvasti. Ehk see programm on nii sügaval. Ehk see on sama hea, kui meil on juba müüdud nagu 10 000 valet ja me oleme nõus ostma veel 10 000. Ise üldse endale aru andmata, mida me teeme. Ja me muutume nõrgemaks ja usk endasse kaob. Ja kuniks me enese hinnangust jäävadki räbalad ainult. Ja oi, mis lihtne on jälle sellist inimest siis orjastada või ära kasutada kuidagi. Lähme äkki natuke helgema poole peale, et kas sellest kõigest on ka nii-öelda päris väljapääs, et ei oleks nii kurb ja hirmus? Iga asjaga on esmaabi võtted ja on sellised juurabi võimalused, nagu me oleme rääkinud. Esmaabi on selles, et sa kohe saaksid kergendust. Juurabi selline, mis sinust on võimeline selle kogu valu täiesti välja lahustama ja tegema sind nii selgeks ja arguks, et sa mitte kunagi ei langeks enam sellisesse lõksu, et keegi saaks sind programmeerida ja sind ära kasutada siis läbi selle. Ehk nagu ma juba ütlesin, kogu valu saab jätkuda ainult selle pärast, et meil puudub õige kirjeldus. Ehk meie teadmine selles elu osas on vale. Vale toodab valu. See sai nii hea lause, et selle võiks korrata või kuidagi hästi niimoodi tugevaks jätta. Vale toodab valu.
igasugune paranemise alguspunkt on ainult üks. Sa saad teada. Saada teada, kuidas see asi päriselt on. Eks saada õige kirjeldus on see tegelik väljapääsutee. Mitte ühtegi teist võimalust ei ole. Ehk ravi algab alati täpsest diagnoosist. Diagnoos süütunde puhul on ühene. Ma olen ära tinistatud, hüpnotiseeritud. Ja seda mitte ülekantud tähenduses. Kui sinuni mingeid kanaleid pidi jõuab täpne kirjeldus, hakkad sa seda olukorda selgelt nägema ja seda nimetatakse pidulikult teadvele tulekuks. Sa tuled nagu sellest süütundest teadvele. Sa hakkad teda nägema, ta eristub, eks sa saad aru, et see ei ole sina, vaid see on mingi nähtus sinus, mis tuleb, läheb, vahepeal on tugevam, vahepeal peidetum ja sa hakkad aru saama selle mõjust endale. Ta on mingi energia sinus. Ja kui sa seda niimoodi eristama õpid, siis ja alles siis saab seda lahti muukima hakata ja sellest vabaneda. Ehk tõde teeb su vabaks otseses tähenduses. Sügavale surutud süütunde vabastamine on Sedona meetodi esimene ülesanne. Inimene teeb sellega hiigelhüppe oma vabadusastmes. Emotsioonide vabastamise avastaja Lester Levenson ütles, et being freed from guilt brings about a dramatical renewal of life energy. Eks sellest süütundest vabanemine toob tohutult nagu dramaatilise muutuse sinu eluenergia kasvus. Et sellest alustatakse alati, kui Sedona meetodit hakatakse praktiseerima. Negatiivsed emotsioone kasutades sa nagu müüd ennast maha. Müüd maha tõe enda kohta ja ei toeta enam sellele. Eks sa hakkad uskuma emotsiooni rohkem kui ennast. Ja sellest omakorda tuleb see tohutu sisemine agoonia. Mis see tõde siis on, mida ma juba mõnda aega olen siin nimetanud? Üks tõde on see, et see emotsioon ei ole sina. Teine tõde on see, mida Sedona meetodis nimetatakse KISS meetodiks. K-I-S-S. Lester Levenson ütles, et ükski suudlus ei ole magusam kui vabaduse suudlus. Ja absoluutne tõde on, et see step 1 on alati step back, ehk esimene aste välja on aste tagasi. Sedona meetodis nimetatakse seda U-pöördeks, tagasipöördeks. Sa õpid tooma oma seda võimekust, mis siin maailmaga ühendab, tagasi sellele, kes sa ise oled. Sellisel määral tagasi, et sa õpid ennast kogema, reaalselt kogema. Et sa sellel hetkel ei koge emotsiooni, vaid koged seda, kes teadvustab emotsiooni. Ja kui sa õpid seda praktiliselt tegema, see on hästi lihtne, siis sa hakkad avastama päris tõde enda kohta kogemusena. Ja mida sa siis hakkad kogema? Esimene asi on see, et sa avastad, et sul on nagu hästi kerge ja rahulik olla. Eks sa oled üleni üks suur rahuseisund. Kui sa natuke jätkad iseenda kogemuses, siis sa avastad, et sa oled tegelikult üdini hea. Eks see koht, kus sa iseendana oma olemasoluna ennast koged, seal puudub nagu selline vale ja valu ja halva mingi sellise ühegi negatiivse nagu kriteeriumi mõistegi või kategooria. Eks seal täiesti puudub selline mõiste. Ja kui sa natuke harjud sellega, et sa oled olemasoluna kogemus ja sa olemasoluna saad ennast kogeda, siis sa avastad, et sa saad seda headust ja rahu kogeda järjest rohkem ja sügavamalt ja see muutub kergeks õnnetundeks. Kui sa veel sinna natuke panustad, siis sa avastad, et see muutub natuke sügavamaks õnnetundeks. Ja kui sa mingil hetkel see heaolu tunne, mis tuleb sinu enda kogemusest, hakkab tekitama nagu sisemist magnetismi, et sul hakkab tekkima põnevus, et kui hea ma siis tegelikult nagu päriselt olen. Kui ma panustaks natuke rohkem jõudu sinna emotsioonide arvelt. Ja siis avastab inimene järjest ja järjest selle oma päris tõe ehk päris iseenda headuse. Ja selle tulemusena tuleb tal tagasi enesehinnang hoopis teises kategoorias. See on selline kategooria, millel puudub see duaalsus, see hea kurja mõisteks, seal ei ole nagu hinnaklasse või mingid, et mul on nüüd enesehinnang 10 pallist 9.
see on täiesti teises kohas. Ta avastab, et on absoluutselt ühegi kriteeriumita hea, et see headus on absoluutne. See on nagu hoopis teistmoodi ja sellega kaasneb sellise kaliibriga turvatunne, mis ei lähe enam mitte kunagi kaduma. Ja inimene saab nagu juure alla oma elule läbi selle, et ta taas õpib iseenda headust kogema. Ja alles sellest kogemusest, kui see on juba teatud tasemeni nagu niimoodi välja harjutatud sõna otseses mõttes nii kummaline, kui see ka ei tundu, siis saab inimese elu sellise tugeva platvormi, kus ta turvaliselt saab hakata vabastama emotsioone. Muidu väga tihti see, mida ma olen näinud, ma olen väga palju aastaid emotsioonide vabastamise õpetaja olnud ja neid siis nagu aidanud inimestel sellel teel edeneda, siis see, mida ma olen näinud, on kummalisel kombel ta tekitab valu juurde tihti. Just tänu sellele, et inimene teadlikult hakkab trigerdama seda mineviku valu ja kuna ta enese kogemine ei ole veel piisavalt tugevas kohas, siis ta tihti upub sellesse trigerdatud valusse. Eks see maailma kõige parem asi, oskus vabastada emotsioone, muutub omakorda nagu valuallikaks, mis on nagu hästi kurb. Et see on üks minu põhitöödest, et ma teen kõik, et sealt tagasi saada inimesed, kes on sinna läinud selle valusa koha peale. Mis siis veel kaasneb selle mina kogemusega? Siin on 2 head asja veel. Üks on see teadmine ja avastus just iseenda kogemusena, et sind ennast ei saa kahjustada mitte ükski emotsioon. Ehk ükskõik, mis sul on kunagi tehtud või tegemata jätud, nii kui sa korraks lihtsalt soostud sellest kõigest lahti laskma ja soostud oma fookus iseendale tagasi tooma, kogema iseennast, siis sa avastad, et see sinu headus on täiesti kahjustamatu. Eks seal ei ole mitte ühtegi plekki sellest mineviku valust. Seda nagu täiesti puudub seal. Nagu poleks kunagi olnudki. Ja üks asi veel on hästi tore on see, et sa saad seda igal hetkel kogeda. Eks seda mitte kunagi ei võtta keegi sult seda võimalust ära. See on see iseenda sisse peitu tulek, mida me kunagi rääkisime eelnevas podcastis. Aga siin, et tulla toime nende vanade valudega, eriti kõige jõhkramate süütunde ja häbitunde ja alandustega, siis peab hästi tugevasti toetama nagu piltlikult 2 käega kinni hoidma sellest oma tegelikust nagu kindlusest, kaljukindlusest. Et hakata üldse selle valupotiga tegelema. Ja siit omakorda, mis tuleb, on selline kindlus, et sa hakkad aru saama, et ükskõik, mida keegi sinu kohta ütleb halvustavat, et see faktiliselt ei pea paika. Eks sa näed selle läbi selle vale. Ja tänu sellele jooksvalt sa ei võta enam uusi valusid enda sisse. Eks sinu iseloom saab vaikselt hakata tervenema. Ja siis sa näed, et mingi emotsioon ja siis samateemaline halvustav mõte iseenda suhtes on lihtsalt harimatus. Või kui keegi teine seda sulle ütleb, see on nagu harimatus, tema harimatus, sest sa lihtsalt ei tea ja tema ei tea, keegi ei tea, kui hea sa tegelikult ise oled. Ja nüüd see kirjeldus võib-olla natuke avas seda teadmist, et tõde teeb su vabaks. Eks see ei ole slogan, see on päris, see on reaalsus. Et kui sa mingis osas oma elus kannatad või tunned ennast piiratuna, siis ainult selle pärast, et sul puudub tõene teadmine, kuidas see asi tegelikult käib. Sest kui sul see oleks, kes siis kannataks edasi? Igaüks muudaks kohe ära selle. Ja kui sa nüüd siis õpid kogema enda sisimat sellist piiritud jõudu ja headust, mis sind kunagi maha jätta. Tehniliselt ei saa jätta, sest sa ise oled see allikas. Siis teiseks me saame teha otsuse, millised me ise tahame olla või millised me valime olla oma elus. Sest nüüd meil on ankur ja jõud, millest sa piiramatult ammutada. Ja üks otsus, mida ma väga soovitan teha, kui see sobib teile, on teha otsus mitte kunagi enam mitte lasta ennast aju pesta. Et kellelgi on voli ja pädevus minu üle otsustada ja minu elu üle. Mitte kunagi enam lasta degradeerida ennast. Ja kui sa selle otsuse teed, siis avasta, et
miski sinus pöördub, nagu muutub pöördumatult ära. Ja see toimub samal hetkel, kui sa niimoodi otsustad. Tekib hoopis teise kaliibriga jõud sinus. Ja siis võib küll öelda, et nüüd ma hakkan elama oma päris elu. Nii, aitäh, Annika. Vist on vaikselt aeg otsad kokku tõmmata. Et ma arvan, sai taaskord väga põhjalik ülevaate, mis see süütunne siis on. Ja eks lahendus on sama nagu ikka, vaja lihtsalt ära vabastada kogu see asi sealt seest. Aga kui teil on meile küsimusi, kas mõne eelneva teema, selle teema või kõikide tulevaste podcasti teemade kohta, siis on need alati väga oodatud ning alati vastame kõikidele enda episoodides. Aga suur aitäh teile ja järgmiste kohtumisteni!